ma tahaks sinu kaadrit veel natuke sättida, et sa ei oleksid kaelast ära lõigatud nagu jah, nii on juba oluliselt parem. Muidu meie oleme sellised suured pead oleme seal YouTube'is ja siis sina oled ainult nagu silmadega. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 288 episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga stuudios Eerik Jõgi. Tere Eerik! Tere! Ma nüüd eelmine episood ei saanud osaleda, kuidas teil läks, et oli nagu teistmoodi ka teha. Jah, ma ei mäletagi, rohkem vastutust oli Martinil, kuna tema pidi selle sissejuhatuse tegema, selle numbri ette lugema, et mitmes episood on, see on vist kõige keerulisem osa sellest. Tead, see on meil täiega sassi läinud, mulle tundub, sest siin vahepeal tuleb, enne kui me siis pankadest rääkida saame, siis tuli ka see Digiti episood välja ja see number läks ka sinna vahele, aga mis seal ikka, see on ainult number, eks ole. Kui keegi kirjutab hiljem, et tabab ära selle, et läks valesti see järjekord, et siis sellele teravale kõrvale võiks mingi lisaauhinna anda. Ja ma võin Algorütmi kleepse saata või neid retrotasse, mida endiselt on mõned alles, et kes tahab, no teeme nüüd fookuse asja. Ei tule. Pean pea eest ära võtma, siis tuleb. Yes. Noh, nüüd töötab. Võt. Aga tänases episoodis räägime me ühest põnevast doktoritööst, mille raames uuriti meetodeid, mis võimaldaksid autonoomsetel süsteemidel tuvastada siis objekte ka rasketes ilmastikuoludes ja kus ja kellele selliseid süsteeme vaja on, kuidas selliseid süsteeme siis uuritakse ja luuakse, sellest täna räägimegi ja külas on meiega TalTechi IT-teaduskonna doktorant ja DefSec Inteli teadusinsener Jürgen Soom. Tere Jürgen! Tere! Nagu meil ikka kombeks, ole head, tutvustage ennast ise mõne lausega oma sõnadega, et mida teeb DefSeci teadusinsener ja kuidas sa võib-olla kas see on ka seotud kuidagi sinu doktoritööga, et kas need töö ja haridus said kuidagi kattuma seekord? Jah, olen siis praegust lõpetamas doktoritööd Tallinna Tehnikaülikoolis, siis teemaga tegelikult ametlik teema nimi oleks taskukohane ja töökindel automatiseeritud objekti tuvastamine ja jälgimine. Ja siis tänu sellele sattusin ka lõpuks DefSec Intelisse, kus ma olen siis praegust teadusinsener. Ütleb selline väga huvitav vastus, et me enamasti tegeleme seiresüsteemidega, aga kahjuks ma ei saa oma tööst väga täpselt rääkida. Nagu ikka, DefSec. Seda jah on juba sellest firma nimest aimata, et seal tuleb mingid kohti, kus peab piiksu peale panema või midagi. Aga räägime siis doktoritööst, et asi, millest sa saad rääkida, eks? See teema oli nagu huvitav just selles mõttes, et seal on see raskete ilmaolude nagu momenti juures. Et miks see nagu oluline on? Et ma tean nagu mingid lood olid nagu võib-olla mingid aastad tagasi, kus räägiti nendest autonoomsetest autodest ja tehti neid meeme, et kus siis on nagu tore autonoomne auto ja siis äkitselt on nagu see lumetorm, Eesti tavaline lumetorm, kus mitte ühtegi liiklusmärki näha ei ole, need kujud on alles, et inimene saab aru, aga sõiduk ilmselt mitte, et kas see on nagu midagi analoogset, et samasuguse probleemi nagu lahendamine? Tegelikult ei. See tegelikult kasvas välja kalade monitoorimisest. Ehk meil on hüdroelektrijaamad. Mis juhtub, kui kala läheb sealt hüdroelektrijaamast läbi? No ma arvan, et kala jaoks ei ole võib-olla kõige parem päev. No, hästi läheb, siis kala jääb võib-olla ellu, kehvemal juhul kalast saab hakkliha. Ja, aga kas see kuidagi hüdroelektrijaamale endale ka ohtlik on või kahjulik või? No, lõppude lõpuks ikka. Ja siis tuligi, ütleme, inimesed meile, ütleme, probleemiga, täpsemini siis Saksamaalt alguses. Hei, meil oleks vaja nagu lugeda, kui palju kalu näiteks siit kohast läbi ujub. Ja see ei ole üldse lihtne töö, sest kõigepealt see nõuab
Suurel hulgal treenitud biolooge, kes siis vaatavad kõik need videod läbi ükshaaval ja oota, siis mis hakkavad lugema videod me, kalavideod või kalavideod mm? ja see on väga ressursimahukas töö, hästi piinarikas ja me tahtsimegi kogu seda süsteemi automatiseerida. Aga kõige esimene küsimus on see, et kas me saame seda teha ilma, et me peaks kasutama mingisugust inimest selle jaoks. Ja siis hakkasimegi vaikselt koguma videosi ja siis avastasime, ahaa, veealune filmimine ei olegi lihtsalt, et ma panen kaamera nüüd vett ära ja ongi kõik. Vaid sul on erinevad keskkonnatingimused, näiteks valguse hulk, erinevad võõrad, mingisugused objektid, taimed, veetugevus, kõik need mängivad rolli. Ja siis me hakkasime ka vaikselt sellist, kui ütleme, pipeline ehitama, ehk siis kõige pealt me mõtlesime välja, kuidas me saame need keskkonnatingimused tuvastada, mis oligi osa minu esimesest artiklist. Ja mis me leidsime... Kas keskkonnatingimuste tuvastamine, sa mõtled seda, et saad aru, et kas siin on pimedam, valgem, vesi on rohkem, vahusem, midagi sellist või mis sa sellel tuvastamisel silmas pead? Täpselt nii. Täpselt nii. Ja me lõimegi siis mudeli, mis suudab tuvastada 6 erinevat keskkonnatingimust ja nende intensiivsus, sest ükski keskkonnatingimus ei ole esine ainult üksi, vaid alati on mingisugune kooslus. Nii, okei, väga huvitav. Et on ere päike ja palju mulle versus nagu täiesti hämar ja pilves ja lihtsalt on hall vesi või midagi sellist või umbes või? Ja vastavalt sellele me siis korrigeerime süsteemi parameetreid. Okei, ehk siis kui on nagu selge ilm, siis seda kala on ilmselt sealt lihtsam näha. Kui on, ma ei tea, vesi õitseb, siis on müra nagu rohkem. Ja me leidsime, et see parandab tegelikult objekti tuvastamist hulgaliselt. Me räägisin 2%, me räägisin 20%. Ma astuks võib-olla sammu tagasi, et minu esimene mõte oli nagu see, et oota, miks te seda üldse kaameraga teete, et kas mingid targemaid asju nagu ei ole selle jaoks olemas, et ma ei tea, mingisugust bioloogilisi asju tuvastatakse ju ka ruumis, mitte küll mingi liikumissensoriga, aga on mingisugused micro-wavelength mingid asjad on ju, mis nagu presence'it või kohalolu siis tuvastavad on ju, kas sellised asjad ei tööta või saaks sinna vee alla nagu mingisuguse teistmoodi viguri panna, mis neid kalasid sealt kokku loeb? Teoorias saab, aga see on meie eesmärk, kuna sellest kasvab välja veel omaette teema, ehk siis me hindame neid kalu ka. Et kalu nagu, et millised nad on, kas nad on, kui suured ja kas nad on terved ja sellist asja. Ja see on tegelikult ülimalt tähtis, et me saaksime üldse aru, et mis üldse keskkonnas toimub. Ja kas seal on vist see aspekt ka, mis oli sul seal selles pealkirjas sees, et taskukohane, et kaamera on odavam kui kõik need muud asjad, mida me isegi ei tea, mis need muud asjad täpselt on? Ja see ongi üks tähtis osa. Ehk siis kogu süsteem lõppude lõpuks peab olema ka taskukohane, sest muidu keegi ei hakka seda ostma. Et kui seal on võib-olla mingi üksikud bioloogid, kes tahavad lihtsalt korraks mingid asju mõõta, nad ei hakka kulutama 10 ega 100 000 eurosid lihtsalt sellepärast, et vaatame, mis saab. Et pigem on tähtis ka see, et see süsteem oleks taskukohane, et saavad seda kõik osta, see peab olema tehtud juppides, mida sa saad kohe kätte, ei ole mingisugust eksootilist riistvara kasutatud, et ongi lihtsalt kaamerad, sul on mingisugune single board arvuti, näiteks kas või Raspberry või mingi Nvidia Jetson ja ongi kõik. Aga ma saan aru, et kui nüüd sa seda asja ehitama hakkasid, et siis sul oligi nagu valge leht oli ees. Kuhu sa tänaseks nagu riistvara mõttes jõudnud on, et ma saan aru, et sul on valmis asi olemas, kus ongi kaamera küljes ja mis loendab kalu? Ja praegust riistvara, mis me kasutame, on Nvidia Jetson Orini platvorm. Miks me just selle valisime? Kõigepealt hind. Praegust saad ühe sellise seadme kätte kuskil 250 euroga. Kaamerad ei ole ka enam üldse kallid, võib-olla 200 eurot. Ja mis on kõige parem on see, et kogu see asi saab olla autonoomne, ehk siis sul kogu asi
toimib lokaalselt. Sul ei ole vaja mingisugust infrastruktuuri, mingit toetust, et ei ole sul vaja kuskil mingit kaableid vedada, vaid lükkad näiteks akud peale, see toimib sul paar päeva, ongi korras. see Nvidia Jetson, see on see nende kõige uuem klots, on ju, mis nad sealt praeahjust välja nagu küpsetasid oma reviili käigus. Jaa, muidugi sellega vahepeal tekkis siin probleeme, et ei olnud saadaval üldse, kõik ostsid ära. Aga kalakaamera mõttes, ega ta seda ju vee alla ei saada, see on ikkagi nagu püsib nagu pinna peal, on ju. Ei, me viskame kõik vee alla. Ehk siis te võtate selle 300 eurose Nvidia Jetsoni ja see läheb siis koos kaameraga ujuma. Jaa, tegelikult nüüd selle aasta talvel eelmise aasta talvel me tegelikult käisime sellega Purtsjõel. Sellest oli ka isegi üks uudis, kui oli selline väike kalatunnel, et see ongi see koht, kus me toodet ka kasutasime. Ja teine koht oli tegelikult Portugalis, kus me viisime ühe sammu edasi. Me kasutame stereokaamerat ja me suutsime ka hinnata ainult stereokaamerate põhjal, kui suured need kalad on automaatselt. Mis see suuruse hindamine tähendab, et hindad seda kalakaalu või lihtsalt pikkust või midagi? Kalapikkust, sest see ütleb kõik ära, et kas kala on täis kasvanud, kas ta saab piisavalt toitaineid, kas ta on näiteks alatoidetud, erinevad faktorid. Nii, aga see tähendab, et te ehitasite seda Jetsonit omajagu ringi ka vist, et seal on mingi ventilaator, mingi värk on peal, et seda enam ei ole vaja, kui sa vee alla paned, seal on jahutust nagu küll. Ei, õnneks seda me ei pidanud väga ümber ehitama. Et lihtsalt läks kilekotti ja sulps. Ei, päris mitte nüüd nii ka, et me ikkagi selle jaoks ehitasime eraldi korpuse. Kahjuks mul seda praegu käe pärast ei ole, aga muidu ma saaks näete, kui suur tegelikult see kaamera on. Aga kui suur ta siis on, et ta on nagu kokkuvõttes mahub mingisse väiksesse karpi kõik ära ju? Võtaks selline kingakarbi suurne. Okei, aku on seal kindlasti oluline osa, sest see, kui sa ütled, et ta päevi käib, see ikkagi peab päris korralik aku olema ju. Tegelikult väga suurt akut ei olegi vaja, sellepärast, et Jetson ise tarbib võib-olla kuni 15 vatti. Kaamera ka võib-olla paar vatti, nii et ei oleks probleem. Tundub ikka huvitava komplekt, nagu mida vee alla saata, et kas nagu disainimisel see ei olnud mõttes, et paneks lihtsalt pika kaabliga ja jätaks nagu elektroonika ja akud nagu maapinnale, et saadaks lihtsalt selle kaamera jupi nagu vee alla, HDMI kaabel taga ja toide ka ja siis tuleb pilt üles ja teed analüüsi nagu pinna peale ära. Noh, selles mõttes süsteem toimib ka väga hästi meil kaabliga, et see on siis vastavalt, kuidas klient soovib. Ma arvan, kui sa Eestimaa talves selle kaamera sinna kuskile vee alla paned ja siis selle karbiga sinna veest välja jätad, ega seal need tingimused palju paremad ei ole nagu selles mõttes, et sa pead umbes samasuguse karbi sinna ümber tegema. Ja võib-olla tõesti, noh, kõlab loogiliselt, on ju. Aga mis sellise asja nagu rakenduskohad nagu veel on, et noh, sa rääkisid siin kalade jälgimisest, see tundub nagu minu jaoks üsna selline nišisektor, noh, millega tegeleda või kus nagu seda probleemi lahendada, et kui palju neid biolooge siis üle maailma on, kes selle probleemiga nagu vaevlevad. Et kui palju on biolooge ja kus on veel kasutuskohad? Tegelikult neid biolooge on päris palju, terve Kesk-Euroopa plus Norra. Et eriti just Šveitsis, Austrias ja Saksamaal on see põhiprobleemiks. Aga teine osa, mis me kogu selle doktoritööga tegelikult avastasime, et aga miks me ei saaks seda teha ka universaalseks? Et võiks vähkega jälgida või mingid krevette merepõhjas või midagi taolist? Jah, saab küll, aga me mõtlesime, et lähme veest välja üldse ja paneme seda liiklust monitoorima. Ja nüüd me kasutame siis erinevaid sensoorika kombinatsioone, näiteks kaamera ja radar. Sellepärast, et mis me avastasime, et kaameraga on omad probleemid, eriti kui sul on vihm, kui sul on udu, kui sul on lauspimedus, mis sa siis teed? Aga radari jaoks nagu, nojah, ei ole nagu valgust, ikka näeb. Mingi udu on, me näeme ikka. Ja
siis ehitasimegi selle põhjal tegelikult sõidukite klassifitseerimissüsteemi, mis kasutab ainult radari punktipilve informatsiooni. Ja mis me sellega leidsime, oli see, et päris täpselt saab tuvastada ära, nii, kas on tegemist sõiduautoga, kas on tegemist veokiga või mingisuguse näiteks mootorrattaga. aga miks seal siis kaamera üldse veel on, sa ütlesid, panite kaamera ja radari kokku? See tegelikult oli mõeldud selleks, et toetada üksteist. Teatud asjade puhul on kaamera parem kui radar ja mõnikord on radar parem kui kaamera. Ehk siis, kui näiteks vaja mingisuguseid teeolusid hinnata, siis selleks on ikkagi vaja kaamerat. Aga lihtsalt sõidukitega, ütleme, lugemiseks on radar täiesti piisav. Et radariga loed selle augu sealt tee seest ära, aga kui on libe, siis seda ei näe. Jah. Nii, aga räägi sellest tehnilisemast võib-olla siis nagu andmete poolest ka, et kalakaamera ja selline mudel, et esiteks, mis neid olusid hindab ja teiseks siis, mis neid kalasid loeb. Selle treenimiseks on vaja ohtralt andmeid. Ja kui sa rääkisid, et seda tehti enne käsitsi, siis see tähendab, et kuskil on olemas ohtralt videomaterjali selle kohta, kuidas kalad mööda ujuvad. See tegelikult kujuneski meie peamiseks takistuseks. Ehk tegelikult sul ei olegi selliseid andmeid, mis ma lihtsalt lähen võtan, kasutan neid oma mudeli treenimiseks, ongi kõik. Tegelikult ei ole. Et kas ei ole nagu isegi nagu toorel kujul, et isegi seda nagu videomaterjali pole või et ma ei tea, märgendatud kujul, et nüüd on kala või et siin on kala, on ju? On, aga meie tegelikult ütleme, et keskkonnatingimusteks selliseid andmestikke ei ole. Sest enamus, kui me räägime nüüd puhtalt kalade andmestikust, on kalad kuskil laboris ja lihtsalt on nendest tehtud pilt. Aga sellest ei ole meil üldse abi. Meil on vaja reaalses keskkonnas olevaid kalu. Ja siis me algselt hakkasimegi koguma, annoteerima, võttis jube palju aega. Ehk see ei ole niimoodi, et võib-olla siin paar päeva teen, me räägime siin kuudest. Et sa näed tunes ka neid kalasid mööda ujumas siis, et... Ja liikluses täpselt samasugune probleem, ehk siis on mingid andmestikud olemas, aga enamus siis toetuvad kaamera ja lidari kombinatsioonile. Aga kuna meil oli vaja hoopis radari jaoks, siis ma avastasime, mingid andmestikud eksisteerivad, aga need ei ole üldse avalikud. Siis me otsustasime, äkki siis selle töö käigus me loome sellise andmestiku, mis on siis kõigile vabalt kasutatav. Sest tegelikult see on see, mis viib seda teadust edasi lõpuks. Et panite radari kuskile Tallinna kesklinna püsti ja siis hakkasite sealt koguma ja see radari andmestik muutus kasutatavaks laiemale maailmale. Kas nii? Jah, me muidugi pidime ennem seda natukene korrastama, aga sellega muidugi oli üks naljakas lugu üks kord, et Kristiines, kui need andmeid koguti, lihtsalt mingi tüüp läheb, redel käes, hakkab posti otsa midagi panema, siis tuleb politsei. Mis te siin teete? Ülikoolist. Selge, pindi minema. Et õppimise koht, et kui tahate midagi posti otsa kahtlast panna, siis öelge, et lahti ülikoolist, et siis on kõik lubatud uurimustöö. Jah, mitte keegi mitte midagi küsi. Nojah, avalik koht, et salvestada seal ei tohi, aga radari andmeid võib koguda, sest see ei ole isikutega, seda ei seosta väga lihtsalt. Aga kuidas selle andmestikul läinud on siis, et kas on juba nagu huvilisi ka sellele avatud andmestikule või see pole veel valmis? Ei, mõlemad andmestikud on valmis, võid rahulikult minna netti, tõmmata need alla ja tehke, mis sellega tahate põhimõtteliselt. Kas see andmestik on siis see, et ühesõnaga, kui sul on selline radari info sellise kuskil tänava ääres, et siis see on teil ära märgendatud niimoodi, et see on see nagu, mida see andmestik sisaldab või mis see nagu põhiline väärtus seal on? On sõiduauto, SUV või veok või mootorratas? Kui me räägime näiteks sellest liikluse monitooringust, siis meil oli radari punktipilv ja vastav kaader. Ja me viisime need kokku
need on annoteeritud, nii see punktipilv nüüd kuulub rekkale. Ja siis samal ajal on ka olemas ka pilt, kus on see, ütleme, bounding box ümber ja see on ka märgitud rekka, et need on omavahel sünkroniseeritud. See oli ka tegelikult üks meil väike probleem, sest originaalselt meil oli kuskil 40 tundi video ja radari materjali, aga ma vaatasin, et oi, vahepeal meie radar ja kaamera on üldse sünkroonis, mis tähendab seda, et päris suure hulga sellest originaalsest andmestikust me lihtsalt pidime ära viskama. Me ei saanud seda kasutada. Me proovisime natukene neid sünkroniseerida käsitsi, aga kahjuks see osutus meie jaoks võimatuks. Mis üldse sellised nagu andmemahud on, et video andmemahtu ma oskan nagu hinnata, aga radari andmemahtu nagu üldse mitte, et 40 tundi materjali radariga salvestatud punktipilve, et kui mahukas see ketta peal on? Ma nüüd ei oska nüüd öelda, mis... No aga ma mõtlen, kas me räägime gigabaitidest või terabaitidest andmetest siin? Kui ma mäletan, see oli kuskil originaal kaamera pluss radar, mis kokku oli kuskil mingi 800 ringis. 800 gigabaitit. Jah. Aga kas mul on õigus, et mulle tundub vähemalt, et video resolutsioon on tõenäoliselt suurem, et video ja see, mis iganes see info ulatus seal, et kaamera või selle radari feed on väiksem tegelikult andmemahult või? Jaa, kõvasti väiksem. Sest lõppude lõpuks ta lihtsalt üks, ütleme, JSON-i fail, kus on sul lihtsalt ära märgitud koordinaadid ja veel paar sellist lisainfot ja ongi kõik. Et see väga palju ruumi ei võta. Ma tahtsin korra sinna algusesse tagasi minna, et sa ütlesid, et kui te hakkasite neid kalu uurima, et siis kõigepealt te tegite selle, mis sai aru nendest erinevatest keskkonnatingimustest. Kas see arusaamine, et te selle peate esimese asjana tegema, et kas see oli ka üks osa teie nagu sellest tööst või seda te kuidagi teadsite juba ja hakkasite kohe sellest pihta või kus see teadmine tekkis? See ka lihtsalt tuli töö käigus, et me oleme päris palju kummistanud, kukkunud, uuesti üles tõusnud, et saanud aru, ahaa, see ei ole see meetod, mida me tahame hiljem kasutada. Et ei ole niimoodi, et kõik, mis me teeme, on kohe kuld. Ei, me oleme päris palju eksinud, me oleme päris palju esinud valesti, aga me õpime sellest. No ja, sest ma ei tea ka mingi Norra nagu hästi selge veega ojake ei ole nagu kindlasti nii raske tuvastamine, kui võib-olla mõni Eesti sogane nagu kraavi mingisugune lõik on ju. Jaa. Aga kas, see kui te nüüd, või see on nagu see süsteem on põhimõtteliselt nagu võib-olla seda võiks ka universaalsemaks teha, et sa annad nagu videopildi sisse, see tumastab ära, mis seal videopildis on halvasti ja siis vastavalt sellele saab automaatselt siis mingid parameetrid peale keerata, ma ei tea, kontrasti või mingit heledust või mida iganes, et siis nagu midagi kannatab, aga ta on peaaegu et nagu selline automaatne editing süsteem, nagu võib öelda, nagu hästi lihtne või robustne, aga ikkagi nagu saab aru sellest videost siis põhimõtteliselt. Jaa, see tegelikult selle me tegimegi valmis lõpuks. Ehk siis vastavalt keskkonnatingimustele keerame midagi juurde, keerame midagi vähemaks. Kui palju nendest tööriistadest oli nii-öelda riiulist võtta ja millised need tööriistad võisid olla, mis sealt riiulist tulid? Ma mõtlen ka see radari andmete töötlemine ja kogu see märgendamise pool ja et see pipeline tundub nagu hästi pikk olevat, et kõigepealt on see andmete puhastamine ja korrastamine ja siis sealt edasi on see mudelite treenimine, eks ole. Aga just see puhastamise pool, et mis tööriistadega see käib? Et kui ma tahaks nüüd ise hakata sama asja tegema, kust ma alustama peaks, mida ma endale alla tõmban, et kui ma isegi ei kujuta ette, millega ma seda radari andmeid nagu vaatan, sest ma seda JSONit tõenäoliselt lugeda ei taha, et kuidagi tahaks võib-olla visualiseerida seda ka. Selle jaoks tegelikult arendati välja eraldi tööriistad. Et kõik oli nagu selle doktoritöö raames nii-öelda tehtud töö? Need tööriistad, mis nüüd olid radari ja kaamera töötlemiseks, siis need olid natuke varasemalt juba tehtud, me lihtsalt pidime neid natukene modifitseerima. Et muidugi on seal olemas erinevad tööriistu nagu mingi C-vat ja mäletan, mis nüüd see teise tööriista nimi oli, aga tol hetkel me pidime kasutama nagu custom tööriistu, aga õnneks on
see ajas läinud paremaks, et nüüd on sul igasuguseid tööriistu netis olemas. Kas või mingi 3D Pat vist oli üks tööriist, mis nagu toetab enamus formaate. no täna vist lased keelemudelil ka nagu mingeid juppe kirjutada sellest valmis, mulle tundub. No jah, aga ega see nüüd chat GPT ka ei ole nüüd kõigega, ütleme, lahendus. Et ise peab ka ikkagi pusima. Kui palju nagu, lihtsalt huvi juures, kui palju sellest nagu abi on olnud, et ka mingeid ideid nagu peegeldada või mingeid teooriaid nagu põrgatada, et kas see võiks töötada ja kuidas seda siis võiks nagu lahendada mingi, et ühesõnaga jah, et kui palju seda AI abi on olnud nagu seal? Tegelikult tohutult. Et on olnud lugematu hulk kordi, kus lihtsalt ongi, mõte on koos. Ja siis, et kuidas võiks nüüd siit edasi minna? Ja ongi chat GPT-le kirjutad kas või, see pakub mingisugused ideed välja, aga ikkagi lõpuks sa pead ikkagi selle asja ise lõpuni viima. Aga sa kasutasid mitu korda sõna meie, et teil on ikkagi seal mitte ainult sina ja ChatGPT, vaid on veel inimesi ka seal tiimis, kes seda ehitasite või? Jaa, et see ei ole, ütleme, ainult ühe mehe töö. Ma arvan, et kui ma nüüd mõtlen nüüd nende artiklite peale, meil esimeses artiklis oli 5-liikmeline meeskond, teises artiklis meil 4-liikmeline meeskond ja siis viimases nüüd oli kuskil 8-liikmeline meeskond. Kuidas sellise doktoritöö puhul see tööjaotus toimib või seal te ju ei istu tõenäoliselt kõik ühes ruumis, vaid teete kuidagi kaugelt ja igaüks teeb, kuidagi on teil ära jaotatud need rollid seal? Igaüks vaatab oma seda kalavideot. Eks me tegelikult jaotasime nad vastavalt oma tugevuste peale. Et kes mingis valdkonnas on kõige parem, see sai mingisuguse otsa. Muidugi doktoritöös oli ka olukordi, kus ma pidin selle lihtsalt töö ise ära tegema, mis sest meile seda mitte kunagi teinud, sest näiteks just esimene autor, et ma vastutan kõige eest naha ja karvadega. Mingisugune probleem on, pärast kõik selle jama saan enda kaela. Mul tuli selline mõte, et ka see märgendamise ots, kas seda tegitegi täiesti ise, sest on ju ka olemas tegelikult terve hunnik teenuseid, nagu Amazonil on mingisugune Mechanical Turk teenus, kus annadki nagu mingi pildi ette ja annad juhised, et kuidas seda märgendamist teha ja siis päriselt inimesed teevad seal taga. Aga lihtsalt sa põhimõtteliselt ostad kellegi tööjõudu niimoodi, et iga märgendamine on, ma ei tea, mingid sendid, et lihtsalt kiirendada seda protsessi ja samal ajal ikkagi kasutada nagu inimsilmi nende asjade hindamiseks. Pean ütlema, et kõik need andmestikud, mis me avaldasime, need on kõik käsitsi annoteeritud. Kahjuks ei ole Eesti käsitöö ühesõnaga. Eesti käsitöö ehk kahjuks ei ole nii lihtne, et okei, me lihtsalt ostame teenus sisse. Et algselt, eriti just alguses, meil oli vaja treenitud biolooge, kes tegelikult seda maailma mõistavad paremini kui meie. Sest kui meie vaatasime, siis meil tekkis alatihti mingisugused vaidlused, kas see on ikka see, kas see on ikka see, kas see on ikka see. Et nagu kalade mõttes just, et millise kalaga nagu tegu on, et mitte küsimust, et kas see on nüüd kala või see on lihtsalt mingi oksatükk, mis ujub mööda. Jah, et mis kalaga on täpselt tegemist. Ja siis tuleb bioloog ütleb, et kuule, te kõik nagu eksite, et see on tegelikult see õige. Ja sama oli ka nende keskkonnatingimustega. Aga selles mõttes me lihtsalt õppisime, saime aru, mis on see õige lõpuks ja eks see niimoodi käiski. Aga kuidas valgusolud, mulle tundub, et valgusolud on hästi olulised, et ja seal vee all veel eriti, et seal nagu nii on hämaram, et kui on veidi pimedam ilm, eriti siin Eestis talvel või kuidas iganes, et kas te panite mingit lisavalgustust või kuidas te lahendasite seda? Meil on lisavalgustus. Mis me ka veel tegime, on see, et me panime infrapunakaamera. Nii et pimedas ka näeme väga hästi, mis kalad teevad. Okei, ja ma just mõtlesin jah, et see täpselt, aga siis selle infrapunakaameral
kas seal on seesama, kuidas see alguses oli sul see keskkonnatuvastus, et kui ilm on, no okei, päikseline kindlasti paistab infrapunakaameral rohkem välja, aga kas on natuke hämaram või vähem hämaram, see jälle ei ole oluline vist või? ei, on ikkagi oluline. Et isegi see, et kui nüüd olukord läheb väga kehvaks, me lihtsalt lülitame infrapuna peale ümber. Okay. täisvärk, automatiseeritud, uhke. Sa ütlesid alguses, et need hüdroelektrijaamade inimesed kuskilt Saksamaalt või kust jõudsid teie juurde, et kas neil on nüüd see toode nii-öelda käes, kas nad kasutavad seda igapäevaselt või mis see staatus on sellel, et noh, te ei teinud päris toodet, vaid tegite teadust, aga kuhu see jõudnud on nagu teistpidi? Seda on tegelikult natukene juba rakendatud, aga ma ei saaks öelda, et see oleks nii veel täiesti valmis, sest seal on veel mõningaid murekohti, mis vajavad natukene lihvimist ja viimistlemist. Kuidas üldse need sakslased teie juurde jõudsid, et tegelikult väga lihtne. Minu siis peajuhendaja, doktor Jeffrey Andrew Tutan, siis tegelikult on pikka aega elanud Saksamaal ja tal on päris palju kontakte ja sealt see vaikselt meieni jõudis. Ja kui sa ütlesid, et seal on veel probleeme, mida lahendada, et mis siis lahendamist vajavad, et too mõni selline markantsem näide, millega sa praegu kimpus oled? Noh, kõigepealt ma peaks ütlema, et jõudlus on ikkagi probleemiks. Aga jõudluse poolest siis, et ta ei suuda nagu seda videokaadreid piisava kiirusega töödelda või mis seal täpselt mure on? Jaa, näiteks just selles viimases artiklis on tegelikult põhiprobleem oli see, et sügavuse hindamine ja kui kaugel on tegelikult see objekt kaamerast. Selleks on olemas erinevad mudelid, mingi Depta, AI ja kõik need asjad. Aga kui sa nüüd tahad sellist mudelit jooksutada Jetsoni peal, läheb väga piinarikkaks. Võib-olla kui läheb hästi, sa suudad seda jooksutada 1 kaader sekundis. Kui läheb hästi, ma olen nõus, sest ma ise olen seda kasutanud ka sellised nagu videotöötlustarkvarad pakuvad seda sama asja, et sa saad ka, ma ei tea, eri efekte sellega teha, eks ole, et kui sa tahad usutavat udu lisada ruumi, siis sa ei saa seda lisada lihtsalt kihina siia ette, eks ole, vaid siin peab mingi sügavus mõõde olema sees. Ja see asi isegi minu nagu selle Nvidia 3090 peal nagu tiksub nagu mingisugune 4-5 kaadrit vahepeal nagu sekundis. Et kui seda tahta kasutada nagu mingitel eesmärkidel on ju. Et noh, täitsa üllatav, et see üldse nagu see Jetsoni peal suudab nagu joosta, et see on päris kihvt. Aga noh, ilmselt on need mudelite erinevused ka, on ju. Jaa, aga me just saime ka aru, et okei, me ei suuda neid mudeleid tegelikult Jetsoni peal jooksutada, mitte praegust. Aga me võtsime plaan B, ehk siis me tegelikult proovime lahendada probleemi data-driveni koha pealt. Ehk siis me ei kasuta mingisugust eksootilisi masinõppe mudeleid, vaid me kasutame väga lihtsalt trigonomeetriat. Ehk siis stereokaamerad ja sellega arvutada selle kaugus välja. Ja kui sa tead kaamera parameetreid, sa tead, mis on selle baseline ehk siis kaamera kaugus üksteisest, siis sa tegelikult juba väga täpselt arvutada välja, kui kaugel see objekt on ja mida täpsemini sa selle välja arvutad, seda täpsemini saad sa ka arvutada välja, et kui suur objekt see tegelikult on. Ja me jõudsime alla sentimeetri täpsuseni lõpuks. No näiteks need mudelid ongi rohkem selle jaoks, kui sa ei kontrolli keskkonda. Kui sul on mul on see videomaterjal ja noh, mul rohkem nagu infot ei ole, et ma pean need kuidagi nagu selle sügavusmõõtme kätte saama. Aga sul või teie tiimil vähemalt oli see eelis, et see keskkonnakontroll oli teie käes. No mingi määrani, sest ikkagi jõgi kuskil, me ei tea, mis järgmine päev sealt tuleb. Kas stereokaamerad, nad on tegelikult väga lähestikku teineteisele ala nagu inimese silmad või kuidas neid paigutatakse, mul puudub väga kogemus sellise maailmaga. Jah, võiks küll öelda, et täpselt nagu inimese silmad on, et võib-olla 4-5 sentimeetrit. Nad ongi üksteisele lähestikku.
et sul peabki olema see koht, et sul on põhimõtteliselt, sa vaatad nagu sama pilti, aga lihtsalt pilt on natukene nihkunud. ja okei, seal on kindlasti hästi täpne, et nad oleksid täpselt samamoodi joondatud, on ju, et mingeid vigu sisse ei tuleks või noh, nagu moonutusi, aga kas siis ja sellega lihtsa kaamera või lihtsa 2 kaameraga siis saad ka nagu no umbes tänaval, et sa paned posti otsa selle stereokaamera ja vaatad tänaval autosid ja oskad nende, ma ei tea, kaugusi ja asju hinnata või? Jah, teoorias küll, aga seal on veel paar väikest nüanssi, mis võivad seda natukene hakata mõjutama. Ja nagu kogu see matemaatika, mis tuleb sinna sisse panna, et seal üldse kaugust nagu 2 punkti vahel nagu mõõta. Kas siin valdkonnas on nagu veel mingeid teemasid, mida sa tahaksid nagu tulevikus ära lahendada, et kui me võtame, olemas on täna see keskkonna hindamine, kalade lugemine, seda on juba nagu ristrakendatud ka liikluses jälgimisele, on ju. Et mida veel, kuhu see asi veel edasi saab areneda, et mida tulevik toob nagu kalakaamera ja siis objekti tuvastuse jaoks rasketes oludes? Tark põllumajandus oleks nagu see järgmine koht, kuhu seda süsteemi saaks rakendada. Et otsib umbrohtu või mida täpsemalt ta teeb seal? No kas või näiteks viljapõldude mingi tervise hindamine. Ehk siis kahjuks inimressursid on limiteeritud, miks mitte seda automatiseerida. Ongi näiteks, võtame droonid, et sa paned selle süsteemi drooni peale, droon käib kuskilt põllu pealt üle, vaatab üle, nii, olukord on selline, näiteks see koht vajaks rohkem mingid toitaineid. Aga see tähendab ka seda, et keegi peab olema see drooni operaator või sa mõtled mingid täitsa selliseid statsionaarseid droone, mis seisabki seal põllunurgas ja siis iga kolmapäeva hommikul tõuseb õhku, teeb tiiru üle põllu ja siis naaseb oma sinna jaama. Pigem jah, et droonile on sisse programmeeritud mingisugune missioon. Nii, kolmapäeval kell 10 hommikul tõuseb õhku, teeb oma ringi ära, kogub andmed, tuleb tagasi, saadab need andmed kuhugi edasi, kuhugi näiteks põllumajandusministeeriumisse näiteks, kas või see on midagi halb näide. Aga jah, ütleks küll, et see oleks nagu see järgmine koht, kuhu seda süsteemi saaks rakendada. Suuremates farmides on ju tõesti neid põlde on ju kilomeetrite viisi, et jah, et igal hommikul droon läheb üles, teeb, ma ei tea, pildid või filmid, mis parasjagu vaja on, järgmine tase analüüsib need ära, saadab omanikele ülevaate, tänane seis on see, sealt saab otsuseid teha, et kuhu nüüd täna mehed peale saata või midagi muud, kus hakkab vili valmima, kus veel ei hakka või midagi sellist. Aga sellega on ikkagi see probleem, et sellised süsteemid mingil määral on olemas, aga need süsteemid on kallid. Need on väga kallid ja sul keskmine Eesti põllumees ei hakka sul sellise süsteemi ostma. Ideaalis võiks tõesti olla, et keegi ostab kuidagi mingi lihtsa DJI drooni ja paneb endal, saadab hommikul välja ja tuleb pärast tagasi raportiga. Selles mõttes, et kallis on juba tegelikult kogu see drooni automaatika, et see on juba see probleem, et see ülesanne, mida lahendatakse põllu seisukorra hindamine, see iga kontroll ei maksa täna nii palju, et sa võtad naabrimehe, kes teeb selle tiiru, ja maksad talle nagu 5 iga kolmapäev, ja siis läheb võib-olla hea mitu aastat, enne kui sa selle droonisüsteemi suudad nagu kinni maksta põhimõtteliselt niimoodi. Et see upfront investment on nagu suur tegelikult. Ma arvan, et kui sa mõtled mingid suuremaid põllupidajaid ikkagi mitte sellist, kellel on nagu oma talu taga on nagu jah üks põld, vaid kellel on ikkagi nagu 10 või 100 hektarite kaupa mingid põlde ja iga päev saada nagu usaldusväärne raport selle kohta, et kuidas seal midagi toimub, et ma arvan, et tänapäeva ikkagi piiratud inimressursiga see on päris keeruline ka selle 5-kaga või isegi 50-kaga saavutada sulle. Et keegi viitsi käia enam varsti niimoodi.
no see kindlasti jah, eeldab mingit masinat sul nagu selles mõttes, et sa ei jõua jalgsi, sa kuidagi ei käi seal läbi ja sa ei suuda. Ja teine asi on see, et kui keegi ka käib läbi, siis nagu järgmine tase on sealt ju see analüüsimine. Et sa peaks siis kuidagi analüüsima, et eile oli pilt selline, täna on pilt selline, paned selle filtri vahele, mis Jürgen tegi, et ahah, eile küll vihma sadas, aga ikkagi nagu kokkuvõttes ma saan võrrelda nende taimede kõrgust või midagi sellist. No ma ise kujutasin ette ka seda, et sellistes katastroofi piirkondades võiks olla see nagu teema, kus ongi ilmastikuolud rasked. Noh, et tormis mingite asjade tuvastamine või siis ka mingid robotid, mis näiteks kuskil rusude vahel roomavad, et noh, ka seal ei ole seda objekti lihtne tuvastada, kuna see pilt ongi nagu jabur, mida sa näed, et sul ei ole seda nii-öelda tavapärast pilti, vaid see ongi nagu rusudes ujumine mingis mõttes, et sul on ainult mingid killukesed mingitest detailidest, mida sa tegelikult otsida tahad. Jaa, sellega ma olen nõus, et kui me räägime näiteks mingisugust päästetöödest, siis see on täiesti omaette maailm juba. Et seal kindlasti, no sa ei saa lihtsalt toetuda ainult ühele mingisugusele sensoorikale, vaid sul arvatavasti tuleb mängu ikkagi sensor fusion, ehk siis sa kasutad nii lidarit kui kaamerat, radarit, kas või mingisuguseid akustilisi sensoreid, et seal kindlasti peab sul olema nagu täielik koostöö oma vahel. Kas nüüd pärast seda, kui hästi palju neid andmeid on siis märgendatud, milline see andmete selline nagu pipeline välja näeb, et kas see on ka kuidagi nagu ära automatiseeritud või sul ongi lihtsalt üks kaust, kus on nagu, ma ei tea, videofail ja JSON on kõrval, kus siis need konkreetsed kaadri numbrid on sees, kus kala on ja siis, et kus see kala asub või sõidukid vahet pole. Et kas seal on ka nagu mingi automaatika tekkinud sinu jaoks, et mis aitab seda süsteemi nagu hoida ja võib-olla kiirendada seda märgendamist? Liikluse koha pealt nagu otseselt mingisugust automaatikat edasi ei ole nagu ehitatud, aga kalade suhtes on ehitatud kogu infosüsteem. Ja praegust ma nüüd võin natukene eksida numbritega, aga meil on seal kuskil 400 000 kalavideot. Nice. Eesti suurim kalavideod andmebaas. Pigem maailma suurim. Cool. Te peate mingi uue portaali tegema, mingi YouFish või midagi siukest, et kindlasti on inimesi, kes tahavad neid vaadata lihtsalt. Aga 400 000 kalavideot, see tähendab siis, et mitte nagu, ma eeldan mitte nagu mingit 2-sekundilist klippi, vaid ikka nagu pikema sisuga materjal. Keskeltlägi see video pikkus oli 5-10 minutit umbes. Nii et teha kerge kalkulatsioon, et see on natukene videomaterjali, natukene. Ja seal on siis nagu märgendatud teil, et siin sellel sekundil sellises raamis on, ma ei tea, siin on haug ja järgmisel pildil on särg ja siin on 2 forelli panevad ülesvoolu ja mida iganes siis, jah? Jaa, muidugi sa just tõstasid väga hea pointi, on see, et tegelikult kalade lugemine. Sest kalad enam-vähem näevad välja ühesugused. Kuidas teha vahet, et kui ta läheb vahepeal kaadrist välja, tuleb tagasi nagu. Ja see on tegelikult väga suur probleem ikkagi, et kuidas hinnata täpselt, et okei, see kala on just see kala. Et see ei ole üldse lihtne. Kas kala nimega Peeter käib 3 korda kaadri eest läbi või oli Peeter, Mari ja Kristjan või? Jaa, täpselt. Sest seda kalade liikumist võiks kõige paremini selleks, et kasutada Browni liikumist ehk täiesti juhuslik, me ei tea kunagi, mida kala järgmiseks teeb. Võib-olla kala istub seal kaadris võib-olla järgmised 10 tundi ja siis äkki otsustab, davai, nüüd ma lähen ja siis tuleb 5 sekundi pärast tagasi ja on jälle seal 10 tundi. Me ei tea seda, mitte kunagi. Aga no see, et üks ja sama kala seal nagu järjest kaadris on, seda te ju tuvastate, et kas see nagu, et noh, ma arvan, et mingid bioloogid suudavad öelda, et umbes, et kui palju
erinevaid mingeid kalu on või kuidagi nagu seda, et seda nagu rakendada mingit lihtsat matemaatikat, et kui te lihtsalt loete nagu kaadrist ära, et saite 10 kala, aga noh, nagu siis jagada mingi koefitsiendiga läbi, et noh, tõenäoliselt nagu 7 olid neist unikaalsed või midagi sellist. No praegusel juhul küll on sarnane süsteem, aga me proovime seda ka ikkagi parandada. No et tuleb kalade näotuvastus. Jah, kalade näodust täpselt. Kas kaladel ja sebradel on ju see triibu buster pidi unikaalne olema, et kas kaladel ei ole siis seda unikaalsust või noh, kas teete täna juba midagi taolist, võib ju olla küll, mingi ühel on saba lõhutud, on kakelnud kellegagi, teisel on triibud veidi erksamad, midagi taolist. Kindlasti mingisuguste tundemärkide järgi saaks hakata neid eristama, aga see ei ole praegust nüüd nii kõrge prioriteediga. No tõenäoliselt igal liigil on veel see erinev, et haugil on need ühtemoodi ja forellil teistmoodi, et see on, ma kujutan ette, päris suur ettevõtmine, kas see seda väärt on? No vaata, kui saaks selle kalade näotuvastuse tehtud, siis saaks kalade liikumist jälgida ilma, et peaks neile mingit krõpse külge panema. Siis sa panedki lihtsalt kalakaamerad 2 punkti ja vaatad, et näed, see Tõnu ujus siit jälle läbi. Kas kalakaamerat saab kuskilt osta ka täna, et kui ma tahaks enda ojas või tiigis, ma ei tea, lugeda mingeid asju üle? Ma arvan küll, selleks tuleb lihtsalt saata e-mail Biorobotika keskusesse ja küsida, kas saaks osta. Aga see summa ei ole väga väike. Arusaadav. Nii, aga ma arvan, et siinkohal tõmbame tänasele episoodile joone alla. Aitäh sulle, Jürgen, tulemast. Ma arvasin, et me räägime, ma ei tea, sõidukitest või sellest katastroofi piirkondadest, aga rääkisime hoopis kaladest. Väga kihvt ja põnev oli teada saada siis, kuidas kalu tuvastada vee all ja kui suur vaev see tegelikult on, aga tundub, et siin on mingisugune väärtus sees, et muidu ju seda ei tehtaks. Ja loodan, et siis leiate ka kihvte järgmisi rakenduskohti, et seesama tehnoloogia ja teadus saaks siis väärtust luua ka rohkemates paikades. Aga aitäh ka Eerikule, aitäh meie kuulajatele ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.